Milliseid vitamiine ja toidulisandeid raseduse ajal oleks vajalik kasutada? Seda küsitakse sageli ämmaemanda käest. Tegelikult mitmekesise ja tervisliku toidulaua juures ei tasu tervel rasedal naisel karta suurt vitamiinide defitsiiti. Seega ei ole üldjuhul profülaktiline multivitamiinide kasutamine raseduse ajal vajalik. Küll aga soovitatakse rasedust planeerides ja kuni 12. rasedusnädalani tarvitada foolhappet, annuses 400 mikrogrammi päevas. See aitab vähendada loote neuraaltoru defektide tekke riski. Raseduse ajal suureneb ka rauavajadus, kuna kasvavad nii veremaht naisel kui ka lootevajadused. Kui organismi rauavarud vähenevad, võib tekkida rauavaegusaneemia. Sellisel juhul tuleks välja selgitada aneemia põhjus ning rakendada sobiv ravi, kuna see aitab ära hoida mitmeid olulisi komplikatsioone nii rasedale kui ka lootele. Ennetav rauapreparaatide tarvitamine ei ole vajalik, kui rauapuudust ei esine. Oluline vitamiin raseduse ajal on ka D-vitamiin. Kui D-vitamiini tase ei ole teada, soovitatakse tarvitada D-vitamiini annuses 10 mikrogrammi päevas. Suuremaid annuseid tuleks kasutada ainult juhul, kui D-vitamiini puudus on laboratoorselt kinnitatud. Ettevaatlik võiks olla A-vitamiini tarvitamisega. Soovituslik päevane kogus on kuni 800 mikrogrammi. Liiga suurtes annustes võib A-vitamiin olla lootele kahjulik. Kokkuvõttes ei vaja enamik terveid rasedaid naisi mitmekesise toitumise korral regulaarselt vitamiine ega toidulisandeid, välja arvatud foolhappe raseduse alguses ja D-vitamiin. Raua ning teiste vitamiinide ja mineraalainete tarvitamine peaks põhinema individuaalsel vajadusel ja tervishoiutöötaja soovitustel.